Tere õhtust, korvpallisõbrad! Tänases Pallkorvi saates räägime pikemalt Rapla korvpallikoolist. Täpsemalt tuleb juttu nii meistriliiga meeskonnast kui ka naiskonnast. Loomulikult loosime ka täna välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse. Aga vaatamegi alustuseks üle tänased teemad. Rapla korvpallimeeskonnaga on liitumas uus legionäär. Baltikumist pärit jõuline mängija peaks Raplasse jõudma juba nädala lõpus. Ühe otsingu canceldasime ise ruttu ära, sest saime nagu natukene tagasisidet treeneritelt. Praegu suhteliselt lähedal, aga ei julge ennem nagu midagi siin vekslit välja käia või öelda, kui vend kohal on, aga see mees tuleb Euroopast. Aga tegemist siis ikkagi korvialuse mängijaga? Tegemist jõulise mängijaga. Tiitlikaitsja 1182 Tallinn vahetas nime ning mängib uuel hooajal Raplas. Meil on hea meel, et me saame siin Raplas mängides, sest Rapla on nagu korvpallilinn. Nad toetavad hästi palju. Dominikas Milka soovib alanud hooajal aidata Tartu Ülikooli Eesti meistriks. I'm back, trying to help our team rock, win the championship and win as many games as we can. Ja meie tänane pikem intervjuu tuleb Raplast, kus me vestleme Eesti meister naiskonna peatreeneri Howard Fryeriga. Tere! Tere! No teie naiskond on kolinud siin 2 hooaja vahel Tallinnast Raplasse. Miks nii? Ma ei oska öelda, miks see läks niimoodi, aga ma võin niimoodi ütlema, et meil on hea meel, et me saame siin Raplas mängides, sest Rapla on nagu korvpallilinn. Nad toetavad hästi palju. Ja siis, muidugi ei ole, me elame Tallinnas, aga see läks nagu see läks ja meil on hea meel, et me saame siin mängida. Aga ka, kohaliku klubi, noormängijad ka on nüüd rohkem kaasatud võistkonda? Ja meil on paar tükki. Kahjuks hooaega august nad oli natukene vigastatud, aga kindlasti meil on. Aga lisaks linna nimele on muutunud ka sponsori nimi. Miks, saate kohe teada? Miks on Eesti meisternaiskonnal sel hooajal uus nimi, kas uus sponsor? Sponsor on põhimõtteliselt sama. Et hakkame vähe kaugemalt pihta. FCR Media on siis digimeedia agentuur, mis Eesti turul pakub umbes 20 erinevat teenust, millest üks on 1182 kaubamärk. Kuna me see aasta mängime Balti liigat, mängime palju Lätis, Leedus, siis samamoodi FCR Media kontorid on olemas ka Lätis, Leedus, kokku üldse 11 Euroopa riigis, pluss veel Uruguay's. Et 1182 on Eestis tuntud kaubamärk, Lätis, Leedus ei tea keegi. Ja Läti kohtunikel on alati jube keeruline öelda ka seda 1182. Aga millised on siis toetaja eesmärgid klubile selleks hooajaks? Eesmärgid loomulikult on kodune meistritiitel tuleb kaitsta ja ära võtta samamoodi karikavõit. Balti liigas, nii Balti liigas kui tegelikult Eesti-Läti ühisliigas Final Four ei vähemat saa olla. Ja me jätkame vestlust Howard Fryeriga, et kuidas oled rahul sellel hooajal võistkonna komplekteerimisega? Muidugi, et me kaotasime paar oluliselt mängijat. Nad läks Saksamaale. Aga ma olen küll rahul, et see on hea, kui on iga hooajal, et midagi muutub natukene. Et meil on ikka, Pirgipüü ikka mängib edasi meiega, Laina ikka mängib edasi meiega, siis meil on hea meel, et nad on ikka siin. Ja meil on sel hooajal 2 väga andekat välismaalased, et me loodame, et nad aitavad hästi palju meid. Üks legionär on siis Valgevenest ja teine Hollandist. Just. Tegelikult nad mängisid koos eelmise hooajal Valgevenes. Ja see on huvitav, sest me mängisime nende vastu paar korda. Ja siis me saime näha, kuidas nad mängivad, kuidas koostöö on omavahel.
ja me ütlesime, et äkki nad saavad meid aidata. Aga tõepoolest mainisid juba, et mõned mängijad on ka lahkunud ja üldse viimastel aastatel võiks öelda, et on selline tendents tekkinud, et Eesti mängijad lähevad välismaale. Kuidas sa suhtud sellesse, et kas Eesti mängijad peaksidki minema välismaale, et areneda? No muidugi. Mul on, kui sa oled treener, sa tahad, et mängijad on vormilus kõrgem tasemelt ja saada. Ja mul on hea meel, et nad sai selle vormilus. Aga nüüd, et ma pean keskenduma oma naiskond, kes mängib praegu meiega. Aga enne kui jätkame vestlust naiste korvpalli teemal, vaatame, kuidas läheb Rapla korvpallimeeskonnal. Avis Rapla meeskond alustas tänavust hooaega üllatusvõiduga BC Kalev Cramo vastu ja kuigi korra komistati TTÜ otsa, on tabelis kirjas 3 võitu ja 1 kaotus. Balti liigas on võidetud mõlemad seni peetud kohtumised ja karikavõistlustel on jõutud veerandfinaali. Peatreener soovib alati rohkem, aga jah, ütleme, et mängime agressiivselt ja see mulle meeldib, aga mingil määral me ikkagi kõnnime praegu õhuksel jääl, et TTÜ mäng näitas, et kui üks põhimeestest on vigastatud, siis meil on natuke raske. Igati korralik hooaja algus, et kui välja arvata see TTÜ selline kerge šokk-kaotus ikkagi, et see meid natuke tõi maa peale tagasi jälle ja ma arvan, et sellest kaotust on palju kasu meile. Kuidas on nüüd meeskonda sulandunud uued legionärid? Igati hästi, et nad on täiesti juba meeskonnas sees ja meil üldse praegu tundub, et on väga hea meeskonna vaim ja sobima omavahel. Sul on raske koondise suvi selja taga, et kui raske on mängija jaoks tulla pärast pingelisi koondise mänge nüüd klubihooajale vastu, et tegelikult oleme näinud, et paljud koondislased ei ole pärast selle koondise tsüklit, ütleme, kõige paremas hoos. Suhteliselt kiirelt läks see nagu tunne üle, et oli küll jah, alguses mõned päevad olid keskendumise probleem kergelt, aga ei kestnud väga kaua see, et saime kiirelt siin oma asjadega edasi liikuda, tulid mängud peale ja läks juba meelest edasi, ja nüüdseks ei mäletagi, et suvel oli nii korralik andmine, et läheb see hooaeg nii kiirelt edasi. Aga need suvised koondise treeningud, mängud, et kas leiad, et need on ikkagi head pigem toonuse saamiseks või mingil määral ikkagi juba kurnavad ära, võiks öelda, hooaja alguseks? No ütleks, et Eestis ei tohiks olla niimoodi, et koondise suvi on toonuse saamiseks, seal ikkagi pead olema juba valmis võitlema ja oma parimas vormis olema, et see, et sa oled pärast väsinud või mitte, et see ei tohiks olla mingi niisugune küsimus või oled, siis oled, et tuleb sellest ka üle saada, et koondis on ikkagi koht, kus peab olema maksimaalses vormis, ma arvan. Kuigi meeskonnas on juba 3 legionäri, otsitakse ühte jõulist mängijat veel. Ühe otsingu canceldasime ise ruttu ära, sest saime nagu natukene tagasisidet treeneritelt. Praegu suhteliselt lähedal, aga ei julge ennem nagu midagi siin vekslit välja käia või öelda, kui vend kohal on, aga see mees tuleb Euroopast. Aga tegemist siis ikkagi korvialuse mängijaga? Tegemist jõulise mängijaga. Liituv mängija on pärit Baltikumist ja kuulub hetkel Euroliiga klubi koosseisu. Eesti korvpalli toetab Unibet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ja me jätkame nüüd taas naiste korvpalliga, et Eesti-Läti ühisliigas olete tegelikult 2 hooaega järjest napilt jäänud medalita. Sel hooajal siis kindel eesmärk ikkagi medal ära võtta? Jah, et ei oska praegu öelda, et muidugi, et see oli kahju, et me oleme nii lähedal 2 aastat järjest. Aga praegu me ei räägi midagi sellest, et me lihtsalt eesmärk on, et me proovime iga treen, iga mäng paremaks saada ja vaatame, kui hooaja lõpp tuleb, siis vaatame, mis seis on. No praegu on tabelis kirjas 2 võitu, 1 kaotus. Kuidas oled mängupildiga jäänud rahule esimese 3 mängu põhjal? Et kui me ütlen ausalt, meil on uus tiim, uus naiskond, uued mängijad, siis ma saan aru, et see võtab aega.
nad ei ole veel harjunud, kuidas ma tahan, et me mängime. Et see võtab aega. Et, no, kui me ütlen ausalt, et me ei keskendume niimoodi, et üks treen korraga ja et me saame paremaks ja üks mäng ka. Aga lisaks sellele Eesti-Läti ühisliigale ja Eesti meistrivõistlustele mängite sel hooajal ka Balti liigas, et milline on seal tase, tead võistkondi? No, et me mõtlesime, et Balti liigas oleks ka väga hea meie jaoks mängides, sest meil on seal hästi palju mängud ja et muidugi, et kui sul on train, et sa kasutad train, et me saame paremaks, aga kui me ütlen ausalt, et kuigi parem, kui on rohkem mängud ja Balti liigas pakub meile hästi palju mängud, siis me proovime niimoodi, et me saame paremaks. Aga mis arvad taseme võrdluses, kas Eesti-Läti ühisliiga peaks olema tugevam või ikkagi Balti liiga? Ma arvan, et muidugi, et sest TTT liiga mängib ühisliigas ja Leepaja mängib ka ühisliigas. Muidugi Balti liigas on ka tugevad naiskonnad, aga TTT ei ole. Siis ma arvan, et vist ühisliigas on nende pärast tugevam, aga ikka on hea vormilus meie jaoks. Aga kui tulla nüüd veel tagasi selle teie Raplasse tuleku juurde, siis Rapla korvpallimeeskonnal on tegelikult olnud ka väga selline aktiivne ja tugev fänniklubi. Ja ma saan aru, et nüüd ikkagi üritatakse naiste puhul ka seda siin propageerida ja tegelikult ka nägime siin viimasel mängul Tartu vastu päris tugevalt fännid kaasa elasid. Et publik oli hea ja et muidugi mehed, neil on hästi hea publik ja me loodame, et me saame ka väga hästi nende jaoks mängida, et nad tahavad ka meid toetada. Aga kindlasti, et sellepärast meil on nii hea meel, et me saame siin Raplas mängida. Igal juhul aitäh, Auväärt, selle intervjuu eest ja edu Rapla naiskonnale. Aitäh. Meie vaatame nüüd aga, kuidas on meeskonda sulandunud Rapla Avise legionärid. Avis Rapla meeskonnas mängib hetkel 3 legionäri. Juba eelmiselgi hooajal Raplas mänginud Hollandi keskmängija 26-aastane Toomas van der Maars, lisaks 23-aastane sloveenlasest mängujuht Domen Pratos ja nii USA kui ka Puerto Rico kodakondsusega 24-aastane ründav tagamängija Rasham Suarez. Describe yourself a little bit as a player. Well, I'm just, kind of player that likes to be aggressive. I'm like trying to motivate the team, even if I'm in the bench or on the court. I'm just a team player, so I just like to win. As long as I will win, I'm happy, even if I play a lot or I play little. Yeah, I'm coming from Slovenia. I was playing there since I started with my basketball career. So this is the first time that I go out of my country playing professional career. And until now everything is fine and I'm enjoying being here. So Thomas, you are back in Rapla. Why you decided to come to play here again? Well, I really like the city, or the city and my teammates, and I knew what I was going to get into. I love the coach here, the coaching staff, the people, the support. Overall it's a really good situation to come back to, so that's why I made the decision to come back. What is your first opinion about Estonian basketball or Baltics basketball? My first opinion is great. It's a great competition, great players. We go against it every day, so we just have to be prepared every day, work hard every day. So we don't know what the other team's gonna bring, but we gotta make sure we bring everything we got every day on the court. What are your personal goals, for your career? I think you've played for Puerto Rican youth team. Do you really want to get to the main team? I do want to get to the main team. That's my main goal. I think I put a goal for me 2020. I think I would want to be on that national team, on the big team. That would be one of my goals. But as of right now, just trying to play, learn from everybody that I can every day, every year. So that will be my first goal, just right here, just trying to bring the goal to Rapla. What do you think about Estonian league? Is it as competitive as Slovenian league or even stronger? If I'm not mistaken, you were playing for the Slovenian champion last 2 years.
Every league is different, but I think that also Estonian league is competitive. There are some good teams in the league, and I think that it's also, if you play good, I think that someone can see us also here. So I see this a good opportunity for myself, and of course it's not bad league, and everyone can beat everyone. But what are your goals for this season? I mean, in Baltic League and also in Estonian League. The Estonian League obviously is to win the championship, and the Baltic League, we're going to shoot for winning the championship there as well. It's just kind of hard for me to tell the level of play sometimes, but I hope to make it very far. Kuidas oled praegu rahule jäänud legionäridega, kes on Raplaga juba liitunud? Ei, suhteliselt klubi on rahul legionääridega. Van der Maars tegi koondisega tubli suve ja on minu meelest palju oluliselt nagu enesekindlam kui eelmine aeg. Domeniga minu meelest saime naela pea pihta, et väga hea playmaker ja suudab ka ise olukordasi endale luua. Ja samuti Suarez, natukene nagu teise kultuuri esindaja ja tal on külm siin kogu aeg ja niisugused pisihädad probleemid on, aga iseenesest mängija, kellel on vise ja individuaalsed oskused ka päris head, siis ründe poole pealt kindlasti, kui nuriseda, siis temaga kaitse poole pealt. Ajakiri Basketball. Vormista aastatellimus www.tellimine.ee. Enne tänast saadet tuli Facebooki lehel jagada meie saate reklaami ning selle eest lubasime auhinnaks ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse. Võitja loosingi siis kohe välja ja võitja on Siiri Selling. Palju õnne võitjale ja võtke palun kohe Facebooki privaatsõnumi teel meiega ka ühendust. Aga nagu eelmises saates on lubatud, teeme nüüd juttu Tartu Ülikooli legionärist Dominikas Milkast. Tartu Ülikooli korvpallimeeskond täiendas oma ridu Eesti kosmopublikule juba tuttava mehe Dominikas Milkaga. 203 cm pikkusele ja 24-aastasele tsentrile on see teine hooaeg Eestis. Eelmisel aastal täiendas ta TLÜ Kalevi korvialust. Yeah, last season was pretty good. Unfortunately, we weren't able to win the third place game. We ended up losing to Rapla, which was a good team. And, this year I'm back, trying to help our team rock, win the championship and win as many games as we can. Eelmisel hooajal näitas mees end suurepärasest küljest. Hooaja lõpuks oli Milka toonud keskmiselt 17 punkti mängust ning võtnud keskmiselt maha ka 7 lauapalli. Milka sõnul on Tartu meeskond ja TLÜ Kalev väga erinevad. Tartu on Milka sõnul juba palju aastaid mänginud väga kõrgetasemelist korvpalli. Yeah, it is a difference. Tartu has been very successful for the last 10-15 years and their goal is winning championships and the preparation is more serious. Is a lot of guys that, either Estonian national team guys, Janar and Tano and Gert and also other guys. Kalev, they just try and build to be they want to be like Rock and Cramo to get to that level and Rock is already here. Milkat on mitmed endised treenerid kiitnud kui väga töökat ja võitluslikku mängijat, kelle eesmärk on paraneda iga päevaga ja iga treeninguga. It depends on the role in the team and if a team needs me to score, I can be score more. If a team needs me to play defense and rebound, I can be that type of player. So to answer your question, I'm versatile. I can do a little bit of both. So as long as coach trusts me and tells me what he wants me to do, I can fulfill both defensively and offensively. 8-aastaselt korvpalliga algust teinud Milka jäi juba 13-aastaselt Leedus treeneritele silma kui väga andekas korvpallur. Ta kolis koos perega USA'sse, et noorele pallurile parimad korvpallivõimalused luua. Tulevikus loodab mees jõuda mõnesse Euroliiga klubisse. Personally, my first goal every day is to get better as a player. Then second goal is to help my team win. And hopefully if I can get to the level of, EuroLeague or Champions League team. And, like I said, I want to get better. I want to help my team win. And at the end of the day, that's all that matters to me.
vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Selline saigi tänane saade. Kui soovite veel mõne loo üle vaadata, siis liituge ikka meie Facebooki lehega ja seal peagi saade ilmub. Me kohtume taas 7. novembril kell 22:00. Seniks aga pall korvi! Y'all ready for this?